Tere õhtust, korvpallisõbrad! Kell on saanud 10 ja pall korvi alustab. Tänases saates räägime pikemalt Rakvere Tarva korvpallimeeskonnast ja Euroliigas mängivast Merike Andersonist. FIFA spordistaaride vabavisete rubriigis esineb meile Heidi Tamme. Aga enne veel alustame me taas vaataja mänguga, nimelt kõikide vahel, kes saadavad meile saate ajal Facebooki privaatsõnumina või meilile eestipallkorvi@facebook.com stuudiokülalise nime. Nende vahel loosime järgmises saates välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga nüüd tänase saate juurde. Rakvere Tarva koosseis on nii hooaja eel kui ka hooaja sees teinud läbi palju muutusi. Koori Reili Ross peab oma trumpideks atleetlikkust, kiirust ja kaitset. Merike Anderson püüab Kastor Preeniga Euroliigas alagrupist edasipääsu. FIFA spordistaaride rubriigis viskab vabaviskeid Heidi Tamme. Meie tänane stuudiokülaline on Eesti Korvpalliliidu president Jüri Ratas. Tere õhtust! Tere õhtust! Sel sügisel sai alguse ja nüüd novembris jõudis juba ka lõpule projekt 100 kooli. Et kui edukaks see projekt nüüd kujunes ja millist veel järelkaja ootate? See oli üsna pikalt sündinud idee, et me näeme, kuidas väga paljud spordialad tegelikult koolidesse lähevad ja see oli ka korvpalli soov, et meie soov oli teha see, et 15 maakonnas kõikides siis viiakse läbi korvpallitund. Ja see ka nii juhtus, et kokku kuskil 101-2 kooli, kus me siis läbi käisime, kui edukas ta oli, et tuleb tunnistada, et see foon oli päris positiivne ja ma loodan, et seda aitas ka seesama Euroopa meistrite finaalturniir Riias. Et käis läbi kuskil üle 8000 lapse ja see buss, mis siis sõitis ühest Eesti nurgast teise ka pea 10 000 kilomeetrit läbis. Meil on hetkel kuskil 40 kooli, kes siis taotlevad veel, et nad sooviksid selle projektiga liituda ja kui me suudame leida koostööpartnereid, kes olid see aasta, näiteks FIBA Euroopa või Swedbank või Ramirent, et siis igal juhul me püüame ka järgmisel aastal sellega projektiga edasi minna. Et selle projekti käigus siis üldhariduskoolides algklassi õpilastele viidi läbi näidistund, et kas midagi taolist on veel oodata mingit sarnast projekti, et just koolidesse, ütleme algklassi õpilasteni korvpalli viia, sest kui me tahame tegelikult ju korvpalli kandepinda laiendada, siis just noortele me peame seda korvpallipisikut süstima. Nojah, et see mõte oli tõesti see, et võib-olla teha siis sellised esimesed elemendid korvpalliga tuttavaks, et esimese teise klassi õpilased ei hakanud selle 3 punkti viskeid viskama ega haakviskeid, et pigem oli see põrgatus ja tõesti selline positiivne emotsioon, kus oli palju nalja, kus sai kaasa elada, kus sai teha lõbusaid harjutusi kaasas. Et kas veel mingeid selliseid projekte on, et me oleme päris aktiivselt praegust tegutsemas ka lasteaedades, et saada oma klubide ja lasteaedade kokkuleppeid sõlmida. Ja nagu ma ütlesin, ma väga loodan, et 2016 september me saame teha sellise 100 kooli jätkuprojekti, et tõesti 40 kooli on täna need, kes on seda üritust veel taotlenud ja Korvpalliliidu poolt me kõikidesse koolidesse jätsime siis maha korvpallid ja ka võistlussärgid kahepoolsed, et loodame, et see aitab natukene ka koole korvpallivõistlustel kaasa. Aga enne kui hakkame rääkima Eesti korvpalli tulevikust, vaatame, kuidas on hooaeg alanud Rakvere Tarva meeskonna jaoks. Rakvere Tarva tänavune hooaeg enne kõik Eesti meistriliigas pole alanud just ülemäära edukalt. Esimesest 5 mängust on koduses liigas saadud vaid 1 võit ning sealjuures kaotati esimesed 4 kohtumist. Üheks aeglase alguse põhjuseks võis olla hiline komplekteerimine, mis tõttu ei ole meeskonna kokkumäng veel kõige parem. Peatreener Andres Sõber loodab aga, et asjad muutuvad kiirelt. Ma loodan ikka, et nagu meil jutt oli siin, need kaotused, mis me oleme saanud, ka ega nüüd nii ka pole olnud, et me oleks olnud täiesti nii räigelt löödavas kogu aeg, aga vastased on olnud head. We've been playing good, it's just a little inconsistent, you know. We've been winning some games in Baltic League and in Estonia and we haven't been able to finish. We lost a lot of games by 1 to 3 points, so I'm sure it's going to click in one moment and we'll be a very tough team to beat. Veidi paremini on hooaega alustatud Balti liigas, kus B-alagrupis pallides on 6 mängust võidetud 3 ning hetkel asutakse selle tulemusega 3. tabelireal. Rakvere Tarva tänavune koosseis hiilgab taaskord välismaalaste rohkusega. Nimelt on võistkonnas koguni 3 serblast, 2 lätlast ja ameeriklast.
Huvitav oli lugu lätlasest tagamängija Reinis Strupovitšiga, kes möödunud hooajal Valga ridadest pallis. Nimelt oli mees hooaja alguses Tarva juures, kuid lahkus siis meeskonnast mõned nädalad tagasi. Tänaseks on aga mees tagasi Tarvas. Kuidas meeldib aga Nemanja Maricile asjaolu, et Tarvas on nii mitu tema kaasmaalast? When I came, I was the only one. It was my first year ever where I played somewhere without any Serbians. It was strange, but it was good. But, luckily both Radomir and Max are great guys, off court and also on court, they're good players. But, once you have good guys off court, whether they're Serbian, Estonian, American, Latvian, that's the most important thing. So I don't really make a big difference. Ega neid ei oleks nii palju, kui meil kodus tuleks võtta kiirelt kohe, ütleme siin abiks, aga nende nõudmised on täiesti meile vastu võetavad ja persoonid iseenesest mulle väga meeldivad, nii et ajame nendega sel aastal asja. Eestlastest on Rakvere ridades mullu Pärnus mänginud Rannar Kraap, Tarvas ka varem pallinud Robert Peterson ja Mario Paiste ning noorukesed Sander Ramul ja Jaagup Russak. Veidi üllatuslikult liitus Tarva ridadega ka 21-aastane Janari Jõesaar, kes on viimastel aastatel õppinud ja treeninud Ameerika Ühendriikides. Andres Sõber võrdleb Jõesaart legendaarse Jaak Salumetsaga ning loodab, et Jõesaarest saab järgmine tema käe all tähelennu teinud mängumees. Tema on kindlasti üks mees, kelle pärast mul praegult on väga mõnus meeskonnas treener olla. Ma iga aasta loodan, arvan, et satub mõni perspektiivikas kutt ka ja Janari on minu meelest andekas kossumees. Kui kaugele tiivad kannavad, eks seda elu näitab, aga nagu tänagi nägid, kui osavalt ta neid palli seal seob, aga selge see, et ta pole ka Eesti liigat ju mängid tükk aega ja noor mees ja kui ta jõudu ka saab endalt, siis ma usun, et täitsa tõeliselt võetav mees. Rakvere Tarva meeskond on 6 hooajal järjest Eesti meistrivõistlustel 4 parema hulka jõudnud ning meeskond ei varja, et ka tänavusel hooajal on eesmärk sama. Arvestades aga liiga tõusnud keskmist taset, on see eesmärk tänavu keerulisem kui varasemalt. Meil on ütleme see välismaa põhine tiim sel aastal ja eks see sisseelamine võtab aega küll. Ma ise arvasin, et see võiks kiiremini käia, aga ma ütlen, et küll me oleme ju praegu juba saanud ju ka kenasid võita, aga see aasta nii ja las olla nüüd siis seekord nii, et me altpoolt hakkame tulema ja ma usun, et me oleme endiselt nendele, kes meist ülevalpool on piisavalt kõvad vastased. Oleme tagasi stuudios ja meil jäi enne jutt pooleli selle koha peal, et tuleks viia korvpall lastele kooli kätte. Kas Korvpalliliidu presidendina, Riigikogu liikmena näete, et võiks võib-olla olla üldsegi üldhariduskoolides taas rohkem spordiklasse, korvpalliklasse? Nojah, et Riigikogu liikmena ei saa kuidagi oma seda võimalust ju kasutada, et helistan kuhugi kooli, ütlen, et ehk spordiklass, et nii see päris elu ei käi, aga see sõltub hästi palju tegelikult, ma toon 2 näidet, et võib-olla, et sõltub hästi palju, kui aktiivne on see kehalise kasvatuse õpetaja või on see inimene, kes spordi eest vastutab, et see sama näide siin Tallinnas Liivalaia tänaval, kus on Südalinna kool, et seal korvpalli, ütleme, selle pisik on terves majas laiali kandnud Janne Rits ja seda on toetanud juhtkond ja direktor, et see on üks võimalus, kuidas tõesti me näeme, et kuidas siis sport antud hetkel korvpalli on väga tugevasti kooli läinud. Teise näite ma tooksin Pärnumaalt, Uulu koolist, 9-klassiline kool, kus siis nüüd on juba selline olukord, kus Pärnu teatud edukate või ütleme Pärnu kooli õpilased liiguvad põhikooli õppima Uulu kooli, et seal on seda korvpalliharidust rohkem. Me oleme Korvpalliliiduga teinud seda, et me oleme teatud juhtudel toetanud seda klubi või siis treeneri tasustamist, näiteks konkreetselt Uulu näitel. Kas seda võiks olla? No ma arvan, et seda võiks olla palju rohkem ja see ei ole konkreetselt ainult korvpalli aspekt, et see võiks olla üleüldine selline palju aktiivsem kooli õppekava, eks, et kas on kehalise kasvatuse raames või on see tõesti siis mingil konkreetsel suunal. Sai siin just mainitud neid kehalise kasvatuse tunde, et tahaks järgmisena selle juurde tulla, et siin viimasel ajal räägitakse palju meie kaitsevõime tõstmisest seoses siis maailmas valitsevate probleemidega. Samas tuleb ka uudiseid, et Eesti noored ei ole üldse kõlbulikud ajateenistuseks, ja samas ka rahvastik meil järjest väheneb, noorte osakaal veel kiiremini, et kas selles valguses ei peaks ikkagi riiklikul tasandil mõtlema, et kehalise kasvatuse tundide arvu tuleb tõsta? No, kuna ma olen ise üsna aktiivselt tegelenud spordiga ja õppinud reaalklassis, siis ma arvan, nii reaalainet kui ka kehaline kasvatus kunagi ei jookse mööda külge maha, mis muidugi ei tähenda seda, et teised ained ei oleks tähtsad.
mul on siin hea kaameras öelda, et jah, neid kehalise tunde peaks rohkem olema, peaksime olema aktiivsed seal põhikooli tasandil ja miks mitte ka gümnaasiumi osas. Aga kui ma tean väga hästi seda, et kas või siin samas minu selja taga Tallinnas Prantsuse Lütseumil puudub spordihoone või Nõmme gümnaasiumil puudub tegelikult korralik spordihoone, siis see lause oleks võib-olla natukene kahepalgeline, et ühelt poolt ma ütlen, et jah, seda peab olema ja teiselt poolt tegelikult kõikidel koolidel pole kahjuks 2015. aastal Anno Domini võimalust viia oma kehalise kasvatuse tunde läbi oma koolis, nii et aga kas on näha, et me praegu liigume selles suunas, et siis parandada koolide võimalusi selles vallas ja siis saaks võib-olla järgmise sammuna astuda, et tundide arv kõik kasvab? Ma väga loodan, et me liigume selles suunas üle riigi ja kindlasti Tallinn on ju väga palju koole korda teinud, et me näeme, et on väga paljud korralikud koolistaadionid, saalid tekkinud. Aga kui palju võib nüüd mõjutada üldse Eesti spordi arengut või siis võtame eraldi korvpalli arengut praegu käiv Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri konkurss, et tegelikult vaatasin, et järgmise aasta riigieelarves ei ole Kultuuriministeeriumi eelarve suurenemas ega ammugi siis spordiosakonna, et endiselt seal ainult spordi asekantsler pluss 2 nõunikku on, et kas seda ei ole ikkagi liiga vähe? Et ma pean ütlema alaliidus töötava vabatahtliku inimesena, et meie väga tugevaks partneriks täna on hoopis ka Rahandusministeerium, nii imelikkusega ei tundu, et väga paljud küsimused, mis on spordiga täna seotud, on üht või teistpidi seotud Rahandusministeeriumiga. Minu küsimus on, kas võiks midagi muutuda, siis ma arvan, et peaks tugevasti muutuma, et sporti tegelikult oma ideoloogilises ja sisulises plaanis peaks juhtima Kultuuriministeeriumi Eesti Olümpiakomitee. See võiks olla kordades aktiivsem, kui see on täna. Teeme siit stuudiost korraks pausi ja vaatame, kuidas läheb tänavu Euroliigas mängival Merike Andersonil. Eesti edukaim naiskorvpallur Merike Anderson jätkab tänavusel hooajal Belgia meistri Castor Breeni esindamist ning eesmärgiks on muidugi taas meistritiitli võitmine. Lisaks mängitakse ka Euroliigat, kus eesmärgid on samuti kõrged. Hetkel asutakse 5 mängust võetu 2 võiduga 5. tabelireal ning võimalust pääseda alagrupist edasi on täiesti olemas. Hetkel minu jaoks väga hea tulemus, et võib-olla seal 1 võidu oleks võinud veel saada, aga hooaeg on pikk, ja järgmised mängud on ees ootamas, et loodame sealt võidud kätte saada ja siis püsida nagu seal oma ja treeneri eesmärkide graafikust ja Euroliigas nii edukalt mängida, et edasi saada kas siis 5.-6. koha peale või siis boonuseks Final Four. Euroliigas kuulub Merike Anderson pidevalt oma naiskonna põhitegijate hulka, saades keskmiselt mänguaega 20 minutit igas kohtumises. Olgugi, et Anderson pole eriline skoorimasin, on ta siiski väga hinnatud mängija ning tõeline kaitsespetsialist. Mänguaega saan, et kaitses ma teen musta tööd ja see on minu roll, et punkte nii palju ei tule, aga kui treener usaldab platsile kauemaks kui 25 või 30 minutit, siis ta tähendab, on minuga rahul ja ma olen võistkonnale kasulik. Vaadates puhtalt taset ja saadavat mänguaega võib väita, et Merike Anderson on kõrgeimal tasemel palliv Eesti korvpallur. Anderson on välismaal mänginud enam kui 10 aastat ning teab, et sellisel tasemel püsimiseks on vaja teha meeletult tööd. Välismaal olles ei ole ju see nagu meelakkumine, et sa pead iga treening, iga mäng olema valmis ja võitlema oma mänguminutite eest. Minu eesmärgid ja unistused on alati olnud kõrged, et kuigi nad jäävad sinna reaalsuse piiripaile, et mulle meeldib musta tööd teha ja oma unistusi täide viida, et ma loodan, et need parimad saavutused on veel ees. Ma iseloomustaksin Merikest ainult positiivselt. Ja Merikese mäng on ka järjest paremaks läinud ja eks seda näitab ka tema esinemine oma praeguses klubis, mis mängib Euroliigat. On vähe naisi ja Eestist on ta minu teada ainukene, kes mängib sellisel tasemel. Mida arvab Merike Anderson aga Eesti naiste korvpallikoondise võimalusest EM-valikturniiril, kus eestlannad kuuluvad ühte alagruppi Prantsusmaa, Horvaatia ja Hollandiga? Teine koht oleks ju super tulemus, et Prantsusmaale on ju teada kõva vastane, aga
ütleme, Horvaatiat võiks kodus üllatada ja Horvaatias seal võiks ka, ütleme, hea superpartii teha. Ja Holland on varematel aastatel meil võidetud, aga üllatusi võib tulla nii sealt või siitpoolt. Avakohtumise on naised juba sarjast pidanud, seal jäädi suurfavoriit Prantsusmaale alla skooriga 41-69. Järgmise mängu peab Eesti Horvaatia vastu, kui juba sel kolmapäeval Audentese spordihallis vastakuti minnakse. Kõik saali ja pöidlab pihku. Selle loo juurest ongi hea jätkata naiste korvpalliga. Eesti kuulub siis EM-valikmängudes ühte alagruppi tänavuse EM-i hõbeda Prantsusmaaga, finaalturniiril 12. koha saanud Horvaatiaga ja noorte mängijatega Euroopa tippu pürgiva Hollandiga. Millised on selles valguses Eesti Korvpalliliidu ootused Eesti koondisele? Ma arvan, et iga alaliidu ootus, kui ta otsustab saata rahvusnaiskonna või rahvusmeeskonna Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniirile, on ainult üks. Ja see ootus on see, et see naiskond või meeskond jõuaks finaalturniirile. See on ka täna minu ootus, et meil on tõesti alagrupist väga tugevad vastased. Nüüd 2 päeva pärast mängib Eesti õhtul kell 7 Audenteses Horvaatiaga ja ma loodan, et kõik televaatajad, kes seda soovivad, tulevad sinna vaatama ja meie naiskonnale kaasa elama. Ma olen väga tänulik mängijatele, kes on tulnud kaugemalt Eesti koondist aitama, näiteks Merike Anderson, aga naiste korvpalli üldse meil näiteks alternatiivliiga, mis on nüüd teine liiga Läti-Eesti ühisliigale, et seal on meil üks naiskond rohkem kui eelmine aasta, et on 15 naiskonda, aga loomulikult tüdrukute korvpall seal U14, 16 või 18, et eks me sinna oota alati nagu rohkem tüdrukuid, kes korvpalli harrastavad. Juba ülehomme mängib siis Eesti koondis Tallinnas Horvaatiaga, nii et korvpallifännidel tasub kindlasti kohale minna. Aga enne veel, kui alustame oma tänaste loosimistega, vaatame, mis mees on Koori Reili Ross. Pile Corby. TTÜ meeskonna värskeima täienduse 24-aastase Koori Reili Rossi nägu ja nimi kõlab Eesti korvpallipublikule tõeliselt tuttavalt. Nimelt on tegemist Kalev Cramo tagamängija Brändis Reili Rossi noorema vennaga, kellelt oodatakse sarnaseid vägitükke, nagu oleme harjunud tema venna esituses nägema. Suvel oli 192 cm pikkune tagamees ka Rakvere Tarvase huviorbiidis, kuid jõudis siiski otsapidi TTÜ-sse. I've been knowing the guys for a little over a month now. Actually, when I first came to Estonia, it was the first team that I got a chance to work out with. So I've been able to build a good relationship with the guys. Why did you decide to join this team? Well, they were actually the one team that actually reached out to me. So I was just fortunate to have the opportunity. Oma debüüdi Eesti meistriliigas tegi noorem Rost just vanema Velle vastu, tuues TTÜ varimana 22 punkti. Sümboolselt oli Kalev Cramo resultatiivsemaks samas kohtumises Brändis Reili Ross. Olgugi, et hetkel peab noorem vend vanemat paremaks korvpalluriks, mängib vanus Koori Reili Rossi kasuks. Oma mängu peab ta aga vennaga sarnaseks. Anderson and I in a lot of ways are similar. He taught me how to play, so really a lot of my game is really from his, but in a different way. I put my own twist. Eesti liigaga on Koori Reili Ross hästi kursis, nimelt jälgis ta möödunud hooajal pidevalt venna mänge. Tänavusel hooajal loodavad aga mõlemad vennad jõuda Eesti meistriliigas medalile. That's the goal, potentially. You know, I only thing I care about in basketball is winning. I'm a competitor, and that's what drives me to play the game, is to play at the highest level of basketball, the professional level, of course. And it's to win. You know, if you don't win, it's pointless. Koori Reili Ross peab oma eeskujudeks tõelisi NBA legende Michael Jordanit, Kobe Bryantit ja Allen Iversoni. Loomulikult kuulub aga eeskujude hulka ka vend Brändis. Ameeriklasel omaselt peab ta oma suurimaks unistuseks mängimist NBA-s. I absolutely want to play in the NBA. It's been a childhood dream. And honestly, the more I've been here and been able to watch the EuroLeague games, and I would love to compete at that level as well. Ja nüüd on meil hea võimalus nägemaks siis, kui hea viskekäega on Koori Reili Ross. Vaatame, mitu viset 5 ta nüüd sisse paneb. You ready? Okay, go! Esimene mööda. Teine sees. Kolmas sees.
Neljas. Nii et jäi 5-4, tundub, et täitsa hea käega mees, oma venna vääriline ja vaates paremgi. Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse ja seda kõikide fännide vahel, kes vastasid meie eelmise saate küsimusele, mis on stuudiokülalise nimi õigesti. Külas oli meil loomulikult Rait Käbin ja seekord valesid vastuseid õnneks polnudki. Ja meie tänaseks Fortuna käeks on Jüri Ratas. Palun siis võtta siit üks nimi ja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse võidab Siret Simson. Palju õnne võitjale, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas ajakiri teieni jõuab. Tänase saate ajal praegu on meil aga samuti siis käimas ajakirja Basketball vaataja mäng ja selleks tuleb meile saata tänase saate stuudiokülalise nimi. Nüüd aga Hispaania meistriliigast. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kristjan Kanguri koduklubi Victoria Laboral Kutša alistas eile õhtul peetud Hispaania meistriliiga 7. vooru mängus senise liiga liidri Barcelona Lassa lisaajal 87-79. Eesti koondiselast Kristjan Kangurit seekord üles ei antud, küll aga tegi esimese mängu pärast vigastuspausi Victoria klubi grusiinist legionäär Tornike Schengelia, kelle asendajaks Kangur palgati. Pärast mängu teatas Victoria Laboral Kutša, et Kanguriga koostööd ei jätkata. Itaalia meediaandmetel on aga Kangur juba jõudnud kokkuleppele Itaalia meistriliigas 14. kohta hoidva Pesaroga. Praegu pallkorvi saate ajal mängib Pesaro Itaalia liiga mulluse meistri Sassariga. Järgmine mäng on nädala pärast Cremonaga ja saame näha, kas siis on juba platsil ka Kangur. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Me jätkame loosimistega ja nüüd selgub, kes võidab FIFA spordi poolt välja pandud piikisärgi. See auhind läheb loosi kõikide meie fännide vahel. Igal lehel siin korvis on 25 nime, et palun siis öelda alustuseks üks number 1-25-ni. Number on 12. 12, nii ja üks leht. Nii, 12 ja võitja on Tanel Pettai. Palju õnne võitjale, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas auhind teieni jõuab. Aga aitäh, Jüri Ratas, stuudiosse tulemast. Aitäh kutsumast. Aga meie saade ei ole tänaseks veel lõppenud. Teile esineb järgmises FIFA spordistaaride vabavisete rubriigis Heidi Tamme. FIFA spordistaaride vabavisete aeg on jälle käes. See on rubriik, kus tuntud inimesed viskavad 10 vabaviset. Ja meie tänaseks külaliseks on tõeline superstaar, alati särav Eesti rahva lemmik Heidi Tamme. Tere! Tervist! No Heidi, tegelikult sul on päris isiklik seos korvpalliga. Räägi meile natukene sellest. No, tähendab minu võsukene, minu väike tõrukene nüüd juba suureks kasvanud, päris pikaks ja suureks. Ja tänu spordile, tänu korvpallile, see oli tema suur armastus, minu väike tõruke. Tema nimelt, kui me läksime Soome elama, siis tema läks Mägelarinte spordikooli ja muidugi korvpall, sest korvpalliga ta tegeles juba siin Eestis. Ja siis viis tee edasi juba profiliigasse, Panteritesse, nii et ta oli väga äge korvpallur. Nüüd ta on juba 45-aastane, nüüd ta tegeleb juba snuukeriga ja siis mis see taldrik on, mida loobitakse ja siis foodbagiga, isegi tegi omal ajal neid foodbag'e ise võmbles kokku ja mina sain ka siis endale, need on mul stressipallid nüüd. Aga tema oli väga osav kõige. Ühesõnaga, tal on suur armastus palli vastu. Aga Heidi, palju sa ise spordiga oled tegeled hetkel? Meeldib. No vaata mind, ma olen väga sportlik. Just, ma seda vaatangi, järelikult vist tegeled igapäevaselt.
Nii, ma üritan olla, kuna mul on, minu võsuke on mulle suureks eeskujuks, et mitte ära kukkuda. Loomulikult ma enam niisugust aktiivset sporti ei tee, aga ma olen teinud venitusharjutusi, näiteks joogaga tegelenud ja niisuguste rohkem selliste spordialadega, mis hoiavad mind ikkagi naiselikuna ja tervena. Aga täna me igal juhul proovime korvpalli ja ees ootavad meid 10 vabaviset ja lähme hakkame pihta. Nii, aga ma tahan sulle seda öelda, et kuna ma olen oma hariduselt dirigent ja et mis on ühine korvpallis, näiteks viskes, et minu poeg õpetas, et tuleb randmega visata korvi ja täpselt samamoodi tuleb dirigeerida ka randmega, mitte niisama vehkida, vaid randmega näidata. Nii et need on niisugused õpetused, aga ma ei tea, kes välja tuleb. No igal juhul vise on randmes olemas ja vaatame järele. Okei. Suurepärane tulemus Heidi siin korvpalliplatsil, aga millal me saame siin taas näha säramas mõnel laval? No ma peaks ütlema, et novembrikuus ja aastal 2016. Sinnamaani ma ei reklaami, aga on esinemisi piisavalt. Nii et lased oma ilusal häälel kõlada, aga kas palliplatsile ka kavatsed veel lähiajal jõuda? Nüüd suur tänu kutse eest, igatahes ma läksin päris hasarti, nii et väga tore oleks, kui ma saaks oma kätt proovida ka mitte ainult dirigeerimise tehnikaga, vaid tõesti palli, et siis, kui mu pojakene tuleb, siis ma näitan talle, kui hästi ma oskan visata korvi. Just, igal juhul FIFA Sport tänab sind ja on välja pannud 150 euro eest tooteid. Ma loodan, et leiad sealt endale midagi sobivat, mingit korvpallivarustust näiteks. Oi, suur tänu! Nii et selline oli tänane saade ja järgmine staar juba järgmises saates. FIFA Sport paneb ka järgmises saates välja auhinna. Selle korvilaua ja palli loosime välja kõikide oma fännide vahel, nii et liituge ikka meie Facebooki lehega, sest seal jagatakse ka saate väliseid auhindu. Viimane hetk on veel saata meile tänase stuudiokülalise nimi, et võita ajakirja Basketball 6 kuu tellimus. Ja ongi tänaseks kõik. Järgmine saade on eetris 7. detsembril kell 22.00. Seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?